tere hommikust! Meil on täna 1. freaking märts, kevadkuu. 1. märtsiga mõtlesin alustada 30 päeva reseti, kus ma siis natuke keskendun siis erinevate heaolu asjadele. Esimeseks asjaks, mis ma sain kohe ära tšekkida, oli, et ärkan esimese kella peale. Ma ei tegelikult juba enne kella üleval. Sest ma jäin eile väga vara magama. Teiseks asjaks tegelikult on hommikusöök ja hommiku liigutamine. Neid kahte asja ma veel teen. Üheks asjaks, mis ma veel ka panin, oli siis, et ma tahan kasutada seda Aspire 100 küsimuse päevikut. Tänane küsimus siis tänase. Kas ma olen päriselt mina ise teiste ees? Mina saan enda puhul öelda, et 150%. Kui jalutama ei taha minna, ma teen siis täna väikse siukse nagu jooga venituse vahepealse mingi asja. Hi everyone, welcome. I'm going to take a stack my right hip over my left side to side. Through that right foot. Absolutely have a big bend in your knees here. Walk your hands. Annan oma autole armastust ja luban tal natuke soojeneda. Käisin eile juuksuris, värskendasin nii-öelda väljakasvu osa ja toonisime jälle ja nagu nii hea värsken olla, natuke otsi lõikasime ka. Päeva hommik, siis 1. märtsi hommik läks täpselt nii, nagu ma planeerisin. Kavatsen täna õhtul teha natuke ka meal prep, et hommikusöögi tegemine läks natuke kiirem. Ja teen ka valmis nii-öelda ongi hacking ikka saab valmis, et ma saan nii-öelda ma selle lõunase salati lihtsalt kaasa haarata. Lähen praegu tööle, teen 4 klienti ja siis on meil täna pühapäevasel päeval Unoga eratrenn. Täna saab olema rutiinne päev, aga resetting päev ja üldse, et see kuu tuleb parim lihtsalt. Kugistan ühe õuna endale hinge alla, sest et mul lõunaga läks natuke selles mõttes lappama, et mul oli just toit kaasas ja ma natuke sain süüa. Nüüd enne trenni ei ole hea nii palju järjest süüa põhimõtteliselt. Ma sain ühe õuna, mul on belief siin, ma kahjuks ikkagi joon seda, ma tunnen natuke lisa-umfi on vaja. Ja siis pärast trenni siis on korraliku õhtusöögi. Õues on 5 kraadi, ma olen nii õnnelik, nii õnnelik. Hello. Okay. Ma võin ka tõmmata. No, ma 2 vähemalt kuus. Davai, kiib. Teeme koomust natukene. Teeme koomust natukene. Ma nakatan siin, sorry.
tere hommikust! Tere hommikust teile, täna on neljapäev. Ma olen viimasel ajal üritanud hästi tubli hommikuti olla, aga kuna ma eile tegin üli fucking pika päeva, siis ma lihtsalt ei suutnud täna ennast nagu saada kiiresti tegutsema. Panen nüüd kokku oma trennikotti ja lähen tööle, et saame selle energia uuesti ülesse tagasi. Et mul oli veebruarikuu oli väga shitty, nagu väga shitty ja vaimselt ja tervisega ja mainisin ka eelmises vlogis oma tervise asja, et ma sain niisuguse huvitava diagnoosi põhimõtteliselt, et mul on D-vitamiini toksiline üledoos, mis oli tekitanud mul mitme kuu jooksul ikkagi väga halba enesetunnet ja just ka vaimselt poolelt ja üldse siuke loidolek. Ja nüüd ma ikkagi tunnen, et see hakkab ikkagi see D-vitamiin ilusti kehast väljutuma ja hakkab vähehaaval ikkagi parem. Õues on kevad. Iga päev läheb järjest ilusamaks, järgmine nädal lubab 11 sooja kraadi. Optimist on tore olla ka ja ma tunnengi, kuidas tegelikult maailm praegu tavaneb mulle ja kuidas lihtsalt asjad jooksevad. Tasub ka asju välja rääkida. Ma soovitan ennast Instagramis siiski jälgida. Ma väga tihti seal postitan mingeid stories'id, mingeid mõtteid ja mingeid reels'e hästi palju. Kohe näha, et kevad mõjutab, inimestel on kohe palju parem. Ja see on nii tore, mul on nii hea meel selle üle. See nädala sisu on mul olnud täpselt siuke rutiinne töötrenni päeva. Ma trenni ei teinud, sest et mul on vaja teha, et ikkagi üks päev nädalas oleks mul mitte trennipäev ja kuna laupäeval toimub naistepäeva sparr, siis mul oli vaja, et üks päev oleks siuke, kus ma ei tee trenni. Ja siis ma olin kodus ja mul hakkasid samal hetkel ka päevad ja mul seekord on nad nagu nii hullud. Nii hullud. Sellised krambid lihtsalt kõhus. Ma olen õnnelik, et mul tulevad ja meil naiste kehal on seda vaja ikkagi. Aga nagu miks nad peavad nagu nii valusad olema. Nii, ma panen praegu oma õhtuse trenni kotti kokku. Panen kaasa tööle endale siis oma salati kokku. Teen praegu märtsi resetti, kus ma siis natuke keskendungi rohkem toitumisele, heaolule ja mingitele rutiinidele asjadele, et ennast nagu paremini tunda. Et hommikul ma olen mitu asja, mis ma nüüd teha olen tahtnud ja teen ka, et märkan esimese kella peale. Ma teen mingi venituse, jalutuse, jooksu või mida iganes. Ehk siis mul oleks 2 trenni päevas just. 3 korda päevas on korralik toit, hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök. Ja kui snäkid vahepeal on siis pigem tervislikud. Siin 2 päeva ma natuke luban endale rohkem, sest et nagu see natukene lubab rohkem asju. Siis ka kord päevas on raamatud ja tunne kvaliteet oleks hea. Lõpetasin oma sauatrenniga. Mul oli tegelikult päris edukas päev. Trenn oli nagu mõnus, natuke jama on see, et mul praegu on jõhkrad päevade valu. Mu paariline sai seal ühe vastiku väikse vigastuse, kui me laparaunda tegime. Meil oli lõpus siuke mõnu, hästi siuke lähestikus parr. Ütleme nii, seal oli siuke 2 rida ja kõik istusime, jalad olid seotud ja siis siuke lähedalt nagu kätega peksmine. Niimoodi, et üks rida kogu aeg liikus vaata edasi. Siis ma suutsin oma treenerile lüüa siukse haagilõuga, et ütleski, et tal käis ikka pilt nagu läbi. Ennast läheb naerma, et nagu sa natuke nagu uhke ka selle üle, et sa suudad oma treenerile nagu siukse haagi lüüa. Aga nagu samal hetkel on ka nagu siuke shit tunne, et nagu kurat vaata. Natuke praegult nagu olen veitsa endast väljas, sellepärast ma olen spontaanne inimene ja mulle meeldivad siuksed kiired eksprompt asjad ja otsused. Aga mida ma ei kannata on siuksed ootamatud plaanide muutused, kui sa oled oma kõiki asju nagu justkui arvestanud. Antud hetkel siis mul pidi olema tegelikult homme õhtul peale tööd Unoga eratrenn ja praegult just mingi paar hetke tagasi siis kirjutas, et tühistaksime. Mis on fine, mis on nagu tegelikult inimlike mõisteta. Uno, kui sa vaatad, ma ei ole see palju pahane, aga ütleme nii, kuna mul viimasel ajal kuna mul on viimasel ajal olnud natuke ebastabiilne oleks, siis ma otsin hetkel stabiilsust ja see lööb endast välja praegu nagu jõhkralt. Nii ma reaalselt praegu hutan. Oi
te ei kujuta ette ka, kui emotsionaalseks asi mul siin kiskus, et on jah ilmselgelt praegu mingi teema sellega, et kuna mul on hästi palju rääkinud sellest, kuidas mind on häirinud inimeste ja ka minu, aga üleüldises mõistes. See, et ei olda lojaalsed, on ebastabiilsust, on niisugust hajameelsust ja nii edasi. Ja kuna hetkel mul ei ole ka endal vaimselt olnud nii-öelda kõige stabiilsem aeg kui siuke, siis ma hetkel nii-öelda crave'in stabiilsust. Minu jaoks on praegu kõige stabiilsem asi olnud Tai-boks ja seda nagu eriti just eratrennid, sest et see on asi, mida me oleme nüüd Unoga teinud alates augustikuust, põhimõtteliselt vähemalt kord nädalas, kui mitte mitu korda nädalas. See on minu jaoks see konstants, see on see siuke kindlus ja siuke mugav. Ja muidugi meil on olnud aegade muudatusi, mis on väga fine ja meile mõlemile sobib see. Aga ongi siis hetkel nagu see märtsikuu algus eriti, ma olen nüüd nagu kuidagi saanud aru, et mulle meeldib mingis mõttes ikkagi siuke stabiilsus, siuke nagu kindlus. Ja see oli see üks asi, mis nagu mul oli see, et mingi süda on rahul, mingid ja kindel. Ja nüüd korraks, kui tuli see siuke nagu, ma pean nagu enda rutiini muutma. Ja see ei ole üldse tragöödia, sest ma on ilmselgelt, mul päevad ka praegu. See ei ole tragöödia ja muutused on head, aga see ongi nii naljakas, kuidas see lõi praegu nii rivist välja. Muidu meeldivad väga muutused ja mulle väga meeldib ebamugavus kui siuke, aga see oli praegu nii ebasootsal ajal. See ei ole üldse suur muudatus. Ei ole absoluutselt nagu, aga lõi jõhkralt rivist praegu välja. Tere, ilusat reede õhtut, kell on 17:45. Ilus kevad on alanud, praegu kell 6 on veel õues valge, õues on 7 kraadi sooja, lihtsalt imeline. Täna õhtune plaan, nagu siis eile juba nägite ka, ei ole siis selline, nagu ta planeeritud oli. Homme hommikul on naistespar ja pühapäeval me teeme Unoga hommikul eraka, siis see on okei, täna siis puhkame. Lasin endal Instagramis küsida erinevad, et te küsisite mu käest küsimusi, mis on huvitanud ja nüüd selle vlogi lõpus siis ma vastan nendele küsimustele. Oli küsimus siis, et kuidas mul päriselt läheb. Tegelikult optimistina ma ütlengi, et tegelikult mul on kõik hästi. Mul tegelikult läheb kõik hästi ja mul ei ole mitte midagi otseselt hädaldada. See tugev üksilduse tunne on mind muserdanud rohkem kui varem, aga eks on see natuke siuke pime üksildane aeg nagunii, aga üldises mõistes mul on kõik väga hästi. Ma olengi nagu positiivne inimene ja mind ei morjenda väikesed ebamugavused. Need on astikud ja need löövad võib-olla hetkeliselt ka rivist välja, aga ma ei lase nendel hoomata enda elu pikaajaliselt. Mina usun väga sellesse, ei ole näinud ka, et elu pakub siis, kui selleks on õige aeg, et usume ajastusse. Ja mul on siuke tunne, et praegu on ka natuke ta kohandab mingit elu selleks, et need uued asjad saaksid ellu tulla. Ma olen nii elevil, mis elul pakkuda on ja ma tean, et ainult imelisi asju. Et vastus sellele küsimusele vahepeal oli natuke sitemini tervise ja kõigega ja nüüd järjest paremini läheb. Küsimus siis on ka, kui palju kaalu kaotanud ole? Kas see nüüd siis on 2 aastaga või? Äkki 2 aastaga kaotanud kokku 33 kilo ja see on 33 kilo, siis on rasva ja veearve. Kui kaua oled vallaline olnud? Ma olen vallaline nüüd siis kokku olnud järjest oma eelmise sihukese pikaajalise suhte, ehk siis kooselu ma lõpetasin ära nüüd circa 3,5 aastat tagasi. Ja ausalt öeldes täitsa isegi nautinud seda vallaliseks olemist. Jah, mul on mingid teemad vahepeal olnud ja nii edasi, aga ma ei pea siis teemasid niimoodi suheteks, et siis ütlen niimoodi, et 3 aastat vähemalt olen olnud vallaline.
oli mega freaking mõnus, nagu no nii mõnus, et tegelikult ma oleks tahtnud veel teha. Mul on terve nädalavahetus, siuke mega mõnus, mul on girl dates lihtsalt. Nii toredad inimesed on mu ümber, mul on nii kallid sõbrannad. Täna on movie night, käime ennem söömas ja siis me lähme kinno. Ma käisin viimati kinos aasta aega tagasi. Täna me vaatame siis seda Eesti filmi Täiuslikud võõrad, mis pidi olema päris hea. Ja homme hommikul siis on mul Unoga erakas, natukene teen tööd. Ja siis õhtul mul on ka girl date, me lähme bowlingusse Lauraga. Nii et mul on nagu lihtsalt nii imeline nädalavahetus. Kõik on nii tore. Õues on nii kevadine, nii freaking mõnus. Ostsin isegi endale koju tulbid, et tuua kevadet tuppa. Need on valged tulbid. Ma olen nii õnnelik. Kevad on lihtsalt nii tore. Suvi on nii tore. Nii mõnus. Ikka annab ikka jõhkrat enesetundele juurde. Mu outfit. Ma siin riided vahet ei ole. Viiga. Mis asi jälle, kas saab vastasem? Mul on siuke tunne, et ma tahan vist komme. See on sama, jah? Täiesti võkkis lihtsalt nagu. Tundub, et meil läheb kommi maaniaks. Tead, see oli päris hea film ja mulle täitsa meeldis ja pani natuke mõtlema ka. Tõesti siuke tunne, et nagu öö on, aga tegelikult kell on 7. Minu jaoks üks väga naljakas asi oli see, et me käisime täna Kairiga, eks ole, me käisime söömas ennem ja siis kinos. Ma ei ole Lidos käinud, ma ei ole Eestis Lidos käinud, ausalt ütlen. Et ma kunagi lapsena käisin Lidos siis, kui ta oli Leedu. Mina arvasin, et on odav koht. What the fuck see lõhetükk ja asjad, mis ma võtsin seal, natuke kartulipüreed ja värki. 17 eurot. Mul läks 17 eurot Lidos. Minu meelest nagu, sorry, aga see... Mulle väga ei meeldinud see hind nagu. Ja ma ei lähe sinna tagasi. Ausalt, okei, ta oli maitsev, aga tead, ma läheks ükskõik kuhu mujale, mitte sinna. Lõbus õhtu oli, mul elus esimest korda on nüüd jaanipäev. Varakult ette planeerisime, et davai, et lähme Pühajärvele, et miks mitte, sest et Rudimental esineb see aasta ja ma armastan Rudimentalit. Ma ei ole väga läbu inimene kui siuke, aga noh, I appreciate a good party as well, nii et miks freaking mitte. Bronisime siis juba ööbimise ära ja that's that. Elus esimest korda, aga võtan nüüd meigi maha ja töötlen videot ja siis tere hommikust. Ma olen püksata praegu. Aga täna on naistepäev, imeilusat naistepäeva kõikidele naistele. Naine siin ühiskonnas ei ole just kõige kergem olla. Ma arvan, meestel ka ei ole kerge. Naine on kohati väga raske olla, aga samas nii imeline. Oleme tänulikud oma maagiate üle ja lihtsalt oleme tänulikud. Et me oleme nii ilusad, me oleme nii võimekad. Ja me oleme üksteise jaoks olemas alati. Loodan, et sinu elus on olemas ka mingisugune meesterahvas, kes väärtustab sind sellisena, nagu sa oled ja paneb sind tundma nagu tõelise naisena. Olgu ta siis su enda mees, mingi meessõber, sinu vend, sinu isa, kes iganes. Muusika kolmapäeval, kus pärisime sinna üldse, kurat, ma siis üldse aru. Või ta ei linistanud enne? Töötab. Sättisid selle ära või? Panid käima, väga hea. Oi. Wow! Mees! Ma tean. Ülevad talle.
väga õigine. Nii, meil unuga on trenn tehtud, ta oli nii armas, ta tõi mulle kingikotikese naistepäeva puhul. Aitäh, Uno, kui sa seda vaatad. Ma ei ole väga hommikul treenija tai-boksi mõistes. Ma võin vabalt joosta, ma võin vabalt teha mingid üksinda mingeid asju. Aga siuke nagu liialt mõtlemine mul hommikul, no ei tule trennis välja. Ma olen varem ka seda tähele pannud. Ja mul oligi seal alguses hullult palju erroreid, ma jätan need siia sisse ka. Aga nüüd ma kiman tööle, mul on teen 2 klienti ja siis juba lähme Lauraga elamuse bowlingusse. I feel gorgeous. Bowlingust. No ma pakkusin küsimustele vastama, siis ma vastan sellele enim küsitud küsimusele, et kas mul on oma treeneriga mingi teema? Hea küsimus. Ja seda küsimust küsitakse tõesti väga palju. Seda küsitakse nii kirjutades siin küsimustes kui ka tegelikult päris elus nii treenikaaslaste ja boksi inimeste käest. Is there some tea? Kas meie vahel toimub midagi? Ei, me ei ole suhtes, aga meil on tõesti imeline klapp ja keemia ja ma ei saa valetada, muidugi ta meeldib mulle selles mõttes, aga minu teada tal on isegi mingi pühv, nii et ei, me ei ole suhtes. Järgmine küsimus on seoses JJ Streetiga. Kuidas ma suhted JJ Streetiga? Ma olin päris mitmeid aastaid väga aktiivne JJ Streeti õpilane, liige. Ma sain oma treeneritega väga hästi läbi, siiamaani saan. Mul tegelikult oli ka päris hea läbisaamine Joeliga. Ma ei taha väga sellega süüdistasi minna, sest et tegelikult see on mingi osa periood mu elust, mida ma ei taha enam mäletada. Mul oli seal olles väga imeline olla, sest see oli mulle ka väga kasulik. Jah, kas seal olid kõik need suksed ebameeldivad asjad, millest on ka räägitud? Absoluutselt. Aga kas see oli ka üks imelisemaid aegu mu elus? Absoluutselt, sest mulle väga meeldis seda kokkuhoidev perekonna tunne ja kas ma sain seal väga palju võimalusi? Absoluutselt. See oli siuke käsipeseb kätt situatsioon, kus ma olin kasulik juhtkonnale ja nad olid kasulikud mulle, sest ma õppisin sellel hetkel ka noorsootööd. Ma sain nendega koos projekte teha, ma sain olla nendele kasulik, nad said olla mulle kasulik. Nii et tegelikult jah, seal oli väga palju neid asju, millest kõik on rääkinud, aga seal oli ka väga palju imelist. Sa oled oma kehaga palju tööd teinud, mis oli see viimane piisk, et alustada? Ma olen kogu aeg oma kehaga tegelenud, ma kogu aeg olen trenni teinud, hullem depressioon, eks ole, siis mul oli suht ükskõik, aga eks mul oli kogu aeg ju vaata see, et tahaks nagu ikkagi hea välja näha ja ma kogu aeg tegelesin. Sellega oligi see probleem, et ma kogu aeg justkui toitusin ja tegin trenni õigesti, aga absoluutselt mitte midagi ei muutunud, et hästi vähesel määral ja see oli nagu väga frustreeriv ja siis ma sain aru, et midagi on valesti, et kui ma teen justkui kõik õigesti ja mu keha käitub risti vastupidi, siis midagi on valesti. Kui ma hakkasin käima poodides ja tavalistes riietepoodides XL asjad enam selga ei mahtunud, siis oli ka nagu what the heck nagu, et no siis oli küll juba see, et mul on juba ebamugav. Ma olin väga rahul selles mõttes, et ma olen teinud endaga nii tugev sisetöö ära, et ma tegelikult mul ei olnud nagu otseselt endaga probleeme. Ma ei arvanud, et ma nägin inetu välja, mul oli enesehinnang väga kõrge, aga kui sa lähed poodi ja sul pole enam riideid, mida osta, siis see tekitas probleemi. Ja ma arvan, et see oligi see, mis tekitas minust selle, et okei, ma hakkan nüüd arstide vahet käima, ma ei ole hull ja nii edasi. Sest ma nägin ja ma tegin trenni ja ümbermõõdude asjad lihtsalt nagu jääksid suuremaks kogu aeg. Eks mul oligi, kui enam ei saanud tavalistest riietepoodidest mitte midagi osta, siis see oli siuke viimane piisk. Kas oled oma eluga rahul? Päikest sulle, aitäh sulle ka päikest. Ma olen oma eluga rahul. Minu tšeik on selles, sa pead oma eluga rahul olema, aga sa peab ka olema kogu aeg mingi siht. Et sul peab ikkagi olema selles mõttes alati see kihk
paremuse poole, alati see kihk midagi muud ja midagi juurde. See ei tähenda seda, et sa oled sellel hetkel nagu oma eluga rahulolematu, mingi ei, see ei tähenda seda. See tähendab seda, et kuhugi suunas sa pead ju liikuma. Ma tunnengi, et ma ootan mingeid uusi väljakutseid. Ehk siis ma olen oma eluga väga rahul, ma olen väga õnnelik, aga ma ootan ka elult kõike head ja paremat juurde, et täiendada seda. Kuidas tuled üksindusega toime? Eks see on süke asi, mis on nagu tõusude ja mõõnadega asi. Tegelikult üksindus kaaslase suhtes, sellega ma tulen nagu selles mõttes toime, et vähemalt ma ei ole inimesega, kellega ma ei taha koos olla ja kes ma elule väärtust ei lisa. Ma pigem olen üksi õnnelik kui kellegagi koos ja õnnetu, sest et minu meelest see lihtsalt imeb elust kogu rõõmu välja. Elu tuleb õppida elama niimoodi, et sa üksinda saad öelda, et ma olen siiralt õnnelik. Minu üksindus kui selline nagu tegelikult igapäevaselt ei olegi väga suur. Mul on ümberringi väga lahedad inimesed. See on ka asi, millega ma nagu pikalt vaeva nägin. Et mind ümbritseksid ainult need inimesed, kes annavad mu elule väärtust juurde ja kellele mina annan väärtust juurde. Ehk siis minu üksinduse toimetuleku viis ongi see, tee asju, mis sind toidavad, ümbritse ennast inimestega, kes sulle väärtust annavad ja need, kes su ellu väärtust ei anna, need lihtsalt koogi välja. Ehk siis leidke enda ümber inimesed, kes on lahedad. See ei tähenda seda, et sa peate endale leidma kaaslase, kui te üksinda seda tunnete. Ei pea. Mu elu on väga täidlane ka ilma romantilise partnerita. Mul on väga palju lahedaid sõpru ja tuttavaid ja pereliikmed. Nii et ma soovitan siiralt keskenduda hoopis sellele aspektile oma elus ja küll see õige romantiline partner ka tuleb. Mingi vahe ma otsisin tõesti kahjuks tähelepanu ka siis nii-öelda lühiajalistest teemadest. Kui see faas sul on väga vajalik, okei, tee seda väga turvaliselt. Ma olen selle faasi oma elus läbi teinud, it was fun, aga lõppkokkuvõttes nüüd ma tunnen, et see ei anna mu elule mingit väärtust juurde. Kui keegi ütleski mulle, et kuule, mine lihtsalt have fun, ma olen mingi, tead, mingi vahe see oli fun, aga praeguse hetkel see lihtsalt see ei anna mulle midagi juurde. Kui see minu inimene tuleb ja it will be freaking amazing. Siin on üks tore nunnu kommentaar, et äge naine oled, pane samamoodi edasi. Suur freaking aitäh, panen unelmate kaaslase mehe kirjeldus. Kas oled teda ka detailselt manifesteerinud? No eks ma ikka olen natukene küll. Väga liiga detailidesse ei lähe. Unelmate kaaslane mees. Kahjuks ka visuaalselt, et ta peab olema minu jaoks atraktiivne. Minu jaoks atraktiivsed mehed on pikad mehed. Kuna ma ise olen 180 pikk, siis ta peab olema paraku pikk. Ta ei tohi olla kiitsakas, ta peab ikkagi olema heas vormis ja selles mõttes nagu suur mees. Et kui ta mind kallistab, et siis ta on nagu karu, mitte nagu paks, aga siuke karu. Et kui ma seal kalli sees olen, siis ma olen nagu tunnest pisikesena. Selles mõttes ta peab nägus olema, sest et lõppkokkuvõttes minu meelest armumise momendid ja on raskemad hetked, siis vähemalt sa pead vaatama mu kaaslasele peale, et kurat, ta on nii seksikas, et ma tahaks teda panna. Nii et minu jaoks on ikkagi, mina arvan, et välimus on väga tähtis. Omaduste poolest, neid on palju. Ta peab olema minuga väga sarnane selles osas, et avatud maailma mõttega, ambitsioonikas, lapselik, et ta on nõus minuga koos lapselik olema. Ta peab olema avatud mindsetiga optimismile kui siuksel meesenergias, ehk siis nagu mingis mõttes traditsiooniline mees kui selline, et ta tahab oma pere ja minu eest hoolitseda ja ta näeb selles väärtust. Siis samal ajal, kui ta peab olema minuga väga sarnane, siis ma tahaks, et ta oleks ka minu vastand. Kuna ma olen siuke nagu kohati, siis ta peab oskama mind ka paika panna. Et kuule, et naine tõmba ennast nagu maa peale tagasi. Ta peab olema gentleman. Siin nimekirjas on väga palju asju, milline minu mees on. Lõppkokkuvõttes on see, et kui see hetk tuleb, siis sa tunned selle ära. Mina usaldan elu. Ma olen manifesteerinud seda küll, ausalt. Ma tean, et ta tuleb mu ellu või ta juba on mu elus. Aga ma arvan, ma lõpetan selle vlogi ära. Tegelikult päris lõbus vlog oli ju minu meelest see märtsi 1. nädal. Nii et kui on eelmised vlogid vaatamata, vaadake neid ka. Nad ei ole võib-olla nii upbeat, aga still vaadake. Ja kui te mind veel järginud Instagramis või TikTokis ja igal pool ei ole, siis jälgige mind. Igal pool olen @PiiaTammeni. Pange selle YouTube'i kanalile subscribe. Te olete mulle väga freaking kallid ja aitäh muide tagasiside eest ka. Ma olen väga palju tagasisidet saanud, mis tähendab mulle nii freaking palju. Aitäh, et vaatasite ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!